See lavastus jõudis lavale kevadel, kõigepealt ta sai valmis, siis ta ootas natuke aega nagu viimasel ajal kombeks, sest et teatrid olid kinni, siis ta kohtus lõpuks ka publikuga meie suureks rõõmus. Aga miks me nüüd siin sügisel mõtlesime, et kord kuus ka neid etendusväliseid vestlusringe, nagu siin täna on, pidada ja nendesse kaasata ka erinevaid spetsialiste, kes selles valdkonnas töötavad, ongi see, et kuigi meie ise oma küsimustele selle, ütleme, laias laastus 1,5 aasta jooksul seda lavastust, kõigepealt näidendid, materjali kogusime, näidendid kirjutasime, siis lavastasime, saime ikkagi, ütleme niimoodi, et enam-vähem vastused või saime mingi aimu, siis meil tundus, et ikkagi on nagu mingid küsimused, mille puhul ei ole kunagi palju neid teemat nagu uuesti üle rääkida või neid küsimusi küsida. Ja ka need 2 imelist daami, kes meiega täna siia vestlema tulevad ja loodetavasti kohe kohal, nad on ikkagi selles valdkonnas hästi suurte töökogemustega ja oskavad kõikvõimalikele küsimustele ja valupunktidele valgusvihku juhtida ja öelda ka konkreetsetele küsimustele vastata, et kuidas mingis olukorras käituda või millised näiteks see teema, mis ikka ja alati läbi jookseb ja mis meile endale tundub on hästi oluline just näiteks nooremate inimestega kohtudes, et millised on need siis nii-öelda ohumärgid. Sest et ütleme niimoodi, et kui inimene on olnud vägivaldses suhtes juba aastakümneid ja ei ole sealt lahkunud, mis iganes põhjusel siis seda inimest nagu kõrvalt aidata on väga-väga keeruline. Sest tal on, kuigi kõrvaltajatele võib tunduda, et tal on nagu võiks olla 50 põhjust sealt lahkuda, on temale endale tundub võib-olla, et tal on 50 põhjust sinna edasi olla. Sest need on alati hästi mitmetahulised suhted. Need võivad tunduda kõrvalt hästi mustvalge, aga seal sees olles on see ikkagi täielik kaleidoskoop, mis võib üks päev olla must ja teine päev täiesti jälle roosa. Aga kui on, ütleme, sellised noored inimesed, kes oma esimesi suhteid alles sõlmivad, siis nende puhul on küll nagu kogu elu on ees ja hea on teada nagu selliseid, ikkagi üsna selgeid ohumärke, mille puhul, kui see suhe ei ole veel kuhugi arenenud, kui veel ei elata koos või võib-olla juba elatakse koos, aga veel ei ole lapsi, et siis on oluliselt lihtsam justkui sealt suhtest ka välja liikuda või vähemalt ise endale teadvustada, et võib-olla üks tervislik paarissuhe päris selline olema ei peaks. Üks näide oli näiteks see, et kui me tegime siis intervjuusid nende inimestega, kes olid õnnelikult väljunud sellisest ohtlikust paarisuhtest, oli siis, et üks tütarlaps rääkis meile, et kui ta ühel hetkel avastas, et nad olid olnud oma partneriga koos 3 kuud ja siis nad avastasid ennast siis suhtenõustaja juurest. Ja ühesõnaga siis talle tuligi pähe, et kas see on päris normaalne, et kui ma olen kellegagi olnud koos 3 kuud ja see on juba see tundub täiesti normaalne olla praegu suhtenõustaja juures, et kas äkki ei ole ikkagi midagi mäda. Jah, aga nagu ta ise ka ütles, ja mis ongi nende lähisuhte vägivallaga kokkupuutuvate suhete või kus üks pool on siis teise suhtes vägivaldne hästi nagu sümptomaatiline justkui ongi see, et kui sel ajal, kui sa oled seal suhtes, siis sa nagu seda endalt ei küsi või ta ka ise nagu selle peale, et võib-olla ei peaks nagu 3-kuulise suhte järel juba pereterapeudi või suhtenõustaja juures käima. Tuli ka nagu ikkagi mõningase viimisega, et see ei ole nagu tegelikult need asjad vist päris nii käi. Et see oli jah nagu huvitav meie jaoks ka nagu teada saada, me ju ka päris palju lugesime nagu sellest erialast kirjutatud kirjandust ja üks ikkagi selline nii-öelda silmi avav moment ja ilmselt nagu oligi see, kui arusaam sellest, kuidas need inimesed, kes on nendes suhetes, millisena nemad ise enda maailma näevad, see ikkagi erineb nii kardinaalselt sellest, mida kõrvalt vaataja näeb. Ja tihtipeale ei ole nad ise selles absoluutselt süüdi, et see nende minapilt või maailmapilt on
tilkhaaval päev-päevalt täiesti kiiva läinud. Ja mis oli ka samas jälle huvitav, kuna need inimesed, kellega meie vestlesime, olid ju juba sealt suhetest väljunud, siis ka nemad ise näiteks 2 aastat või 3 aastat hiljem ütleksid, et kui ma ei teaks, et see on minu enda ajalugu, et see oli minu suhe ja ma elasin selles suhtes 3 aastat, siis ma ei usuks ise ka, kui ma ei oleks seda läbi elanud. Et ma nagu lasin endaga niimoodi käituda või et ma jäin sinna ja see kestis aastaid. Jah, et kui tuua näiteks veel, kui rääkidagi nendest ohumärkidest või ohumomentidest, siis üks tütarlaps, kellega me rääkisime, kes oli ka päris noor, ta oli alles tudeng ja ta oli leidnud enda kõrvale pealtnäha ideaalse noormehe, kellega nad siis elasid enamasti sellises kaugsuhtes. Üks elas ühes linnas ja teine teises linnas. Aga tasakesi hakkas see noormees tegema talle selliseid ettekirjutusi, et tegelikult ega see ei ole, võib-olla sa ei peaks nende teiste inimestega minema õhtuti välja, et miks sul seda vaja on. Kuigi tema samal oli teises linnas ja käis küll oma sõpradega väljas, aga tohutu armukadedus hakkas selle peale, kui sa saad kokku näiteks mingisuguse seltskonnaga, kus on ka mõni noormees, see oli täielik ei. Selle peale tuli nii suur ei. Aga lõppude lõpuks oli see juba ka see, et kui sa saad sõbrannadega kokku, me isegi teame ühte lugu, kus tütarlaps oli viidud nii kaugele, et tal ei tundunud see sugugi ebanormaalne, et tema kaaslane palus tal hoida diktofoni lindistamas terve aja, kui ta oli söömas oma sõbraga. Et siis vajadusel saaks tema kodus olev partner seda hiljem kuulata, et kontrollida, mis on need teemad, millest nad rääkisid. Ehk siis mingisugune, et siis nagu Liis ütles, et kui see juhtub tilkhaaval, olgu, kui sa läheksid kohe kellegagi astuksid suhtesse, seda alustaks nende nõudmistega, siis kindlasti see ei tunduks nagu kõige parem plaan ja hurraa, ma nüüd alustan sinuga püsisuhet, yes. Aga kui see juhtub niimoodi märkamatult, et sulle tundub see alguses niimoodi, et appi ta tõesti hoolib minust, ta tahab minuga veeta kogu oma aja koos, see on jällegi üks hästi suur märk, et öeldakse, et kui keegi ütleb sulle, et minu elus oledki ainult sina, ma ei vaja mitte midagi muud, sa oled kõige tähtsam. Kes seda ei tahaks mingis mõttes? Kas see pole mitte unelmata selline muinasjutu stsenaarium, aga teistpidi, kui see läheb üle igasuguse piiri ja sa saadki aru, et sinu kaaslasel, olgu ta siis poiss või tüdruk või ka sõber, selles mõttes sarnased mustrid võivadki olla ka mitteromantilistes suhetes, et kui sa saad aru, et su kõrval on inimene, kes lihtsalt teebki sinust kogu oma maailma ja selle kõige juures tekitab sulle olukorra, kus sa tunned ennast päriselt ka halvasti, näiteks kui sa suhtled oma perekonnaga, kui sa saad kokku oma vennaga, kui sa saad kokku mingi oma vana sõbraga, eriti kui ta on näiteks romantilise suhte puhul sellest soost, mis tundub, et on ähvardav. Et võib tekkida armukadedus. Et see on ikkagi märkimisväärne, kuidas inimesed hakkavad ennast halvasti tundma sellepärast, et nad teevad endale lähedasele inimesele sellega liiga, aga tegelikult on see inimene tilkhaaval võtnud sult ära inimõiguse suhelda üldse teiste inimestega. Minu enda elust on selline, oleksin ma olnud targem hetk. Lõppude lõpuks on kõik läinud hästi praegu, aga mul oli üks, ütleme, et vaata, et isegi parim sõbranna, kes oli mulle väga-väga lähedane ja ta järsku leidis endale suure armastuse. Ta oli väga õnnelik, aga ta hakkas nagu natukene ära kustuma. Ma arkasin seda ja me hakkasime vähem kokku saama ja see ei tundunud mulle üldse, ma ei olnud selle teemaga veel tegelenud ja nii edasi. See ei tundunud mingi asi. Aga siis paar korda ma ka kohtusin siis selle tema uue armsamaga, kes oli hästi skeptiline alati. Ta tegi nagu tema juuresolekul ka minu suhtes salvavaid märkusi ja niimoodi, näed nüüd, et ühesõnaga ta tegeles süstemaatiliselt sellega, et alandada selle tüdruku kõiki nii perekonna kui ka sõprussuhteid. Niimoodi, et lõpuks päriselt see minu sõber leidiski ennast sellest olukorrast, kus ta on ainult koos selle ühe inimesega, kellega koos ta elab. Ja kõik asjad, kõik otsused käisid ka läbi tema. Kõik ettekirjutused tegi tema. Nad hakkasid koos toortoitlasteks. Veel tegid mingid hästi karme, süstemaatilisi elu muutvaid otsuseid, kusjuures tundus see kõik nagu kõrvalt vaadates. Mulle tundus see täiesti nagu peale surutud. Ma nägingi, kuidas ta päriselt nagu kustus ära.
ja lõpuks ma ei tea tegelikult, kuna ma ei osanud sellel hetkel neid märke näha ja ma ei osanud seda kuidagi defineerida, kuigi ma nägin seda päris lähedalt, ma ei osanud seda defineerida vaimse vägivallana, sest et õnnelikult see ei läinud küll füüsiliseks, aga me teame, et praegu, et vaimse vägivalla märgid on või ka üldse need, mis see inimesesse vajutab, mida see inimesega teeb, on absoluutselt võrreldav füüsilise vägivallaga, selles mõttes, et see võib isegi kohati olla hullem, mida see teeb inimese psühholoogiaga. Et ma küll nägin, et see toimub, aga ma ei saanud sinna midagi parata, sest ma olen nii tark. Tere! Ja. Palun astuge edasi. Me saame sisse juhatada oma kallid külalised Kait Sinisalu ja Kai Part. Tervist! Minu lugupidamine. Me tegime väikese sissejuhatuse ja rääkisime sellest, et rääkisime nendest ohtudest või nendest ohumärkidest pisut. Olime selle teema juures, et mis on need, mille puhul ühesõnaga nimetasite ära need ohumärgid? Ei, me otseselt ei nimetanud. Laura rääkis ühe loo, kus ta ise ei märganud neid ühe oma sõbranna puhul, kes oli ühes vaimselt vägivaldses suhtes ja selle vaatenurga pealt, et kui ta oleks toona nagu teadnud midagi, mida ta tänapäeval teab, oleks ta mingeid asju juba palju varem märganud. Et tal oli selline kaaslane, kes siis hakkas nullima ära järjest kõiki tema sõpru ja ka sugulasi, et lihtsalt ühesõnaga ta oli täiesti isoleerima. See on tõesti üks hästi sage, mida vägivallatseja teeb, on see, et ta isoleerib oma ohvri. Ja sellel on hästi selge põhjus. Nimelt, me saame teada, kes me oleme kohtudes teiste inimestega. Sellest, millised on nende reaktsioonid, mis nad ütlevad mulle minu kohta, nad peegeldavad. Iga kohtumine on see, et me peegeldame üksteisele, teine teist. Ja nüüd on nii, et kuna tavaliselt vägivallatsejad ja mina töötan peamiselt sellistega, kes on haritud, kes on edukad, nad on rikkad, nad on manipulatiivsed, nad on nartsissistlikud ja psühhopaatlike joontega. Üldjuhul nemad on need kõige ohtlikumad. Sest et need, kellel on psühholoogiliselt, tal on impulsi kontrolli probleemid ja mis on salata, mingisugune irisev naine võibki närvi ajada. Et nendega nagu väga lihtne. Ma töötan selliste meestega, kes ei soovi teha oma lähedastele haiget, aga nad ei tule oma enda tunnetega toime. Ja nad on motiveeritud abi vastu võtma, aga sellised psühhopaatlikud, nartsissistlikud tüübid, nad on erakordselt manipulatiivsed ning see ei pea olema niimoodi, et sa oled nõme lits või sul on paks perse, eks ju. On selliseid ka on palju, aga et ma võin saada enda kohta läbi vihjete, läbi silmade pöörituse, läbi ohete, läbi vaikimise teada, et mina olen midagi valesti teinud, et mina olen selles süüdi, et temal on halb. Ja vaat sellisel viisil neid on palju väga tohutu areaal erinevaid võtteid, millega töödelda oma partnerit, et viia tema enesehinnang alla. Ja kui ma nüüd lasen tal kuhugi minna, siis ta hakkab saama teistsugust tagasisidet iseenda kohta. Keegi ütleb, sa oled kena, keegi ütleb, sa oled andekas, keegi ütleb, et sul on nii hea süda või oi, sa lahendasid selle olukorra nii hästi, et ma hakkan teistsugust peegeldust saama kui see, mis on tema vägivaldse partneri huvides. Ja seetõttu ma hakkangi isoleerima ja sagedasti on ju vägivald kaetud armastuse looriga. See kõik on see, et ainult miks ma sõidutan su tööle, tulen vastu, viin lõunale, viin tööle tagasi ja tulen jälle tööle vastu. Sellepärast, et ma nii väga armastan, sest äkki sinuga juhtub midagi. Et ühesõnaga sellise, ja see ajab muuseas ohvri väga segadusse, need sõnumid, sest et nad on, alguses mul on see sisetunne, et midagi nagu ei ole õige siin, aga see aega mööda ma vajun niimoodi, et mul on nina ots ka soos. Ja ma enam ei näe realistlikku pilti. Nii et paljud noored või koolinoored, gümnaasiumast või noored täisealised on mulle seda öelnud, et näiteks nende sõbrannad
tänapäeval lihtsalt on noored väga palju teadlikumad, eks nagu me rääkis, et nende sõbrannad on öelnud, et vaata, mis ta sinuga teeb, vaata seda suhet. Et ära jätka, et vaata, mis sinust on saanud. Ja nad ütlevad mulle, et ma tean seda kõike, aga ma ei ole valmis. Ma ei ole valmis lahkuma. Ja seal on, eks ju, palju põhjuseid. Aga mis nüüd juhtub on see, et ma hakkan ise ennast isoleerima. Ma ei taha kuulda ei oma pereliikmetelt ega oma sõpradelt, et see, kes teeb mulle liiga, et mulle seda öeldakse ja mina pean tundma, et mina veel pean seda inimest kaitsma. Sest et see sisemine valmisolek ja selleni jõudmine on sagedasti väga pikk töö. Et me oleme kaotanud kontakti enesega. Ma tean, ma olen 1000 korda seda näidet toonud, aga see on väga-väga hea näide. Kui ma töötan inimestega näiteks ja mul oli eelmises kabinetis oli katkine ruloo ja siis diivanilt läks nagu see valgusjoon niimoodi. Ja siis need inimesed istusid nii, et see valgus tuli otse ühte silma. Ja ta ei saanud aru, et see teda häirib. Sest et me kaotame seda võrdkontakti enesega ära. Et ma ei ole endas kohal enam, ma ei ole teadlik oma vajadustest, ma ei ole teadlik sellest, et mis mulle sobib, mis ei sobi. Ma päriselt ei usu, et mul on siin elus üldse õigus öelda ei või jaa. Või vähemalt selles suhtes. Ja siis võibki olla nii, et ma küsin, et kas sind vist häirib küll. Või on keegi niimoodi juba pool tundi. Et ma vaatan seda rahutu. Pissi häda. Aga käi siis ära. Et ta ei ole ise, vaata, et see ei ole see, et ma tunnen, nüüd ma tahan asendit vahetada, nüüd ma tahan, ma ei tea, puhata, nüüd ma tahan, mida iganes me siin elus võime tahta. Süüa, juua, helistada. Aga ma küsin siukse küsimused, et kui sa oled nende inimestega vestelnud, kes on vägivaldses suhtes või olnud, et mind ennast lihtsalt huvitama, et sa ütled, et see sisetunne või et mingil hetkel ta kaob ära. Aga kas alguses neil on see mingisugune sisetunne, et midagi ei ole õigesti? Väga sagedasti nad ütlevad, et oleks ma tol ajal ohumärke teadnud ja osanud lugeda. Sest et esialgu mul on lihtsalt see, et väga sageli meil kõigil seal ei pea olema vägivaldne suhe. Tihti on mu mõistus ja mu süda oma vahel konfliktis. Ja ma tunnen, et pagan, mul ei ole hea olla. Aga mida veel nagu vägivaldsed inimesed tõesti teevad, selle eesti keeles kahjuks sellele terminit ei ole või nagu tõlgitud ei ole head terminit, selle nimi on gaslighting. Ja selle tähendus on see, et ta sisendab mulle asju ülimalt veenvalt, mida ei ole tegelikult olnud. Näiteks ta ütleb, et näiteks naine mäletab, et ta tuli saunast, tal oli rätt ümber rindade ja ta mees lõi ta pikali. See on üks konkreetne näide, ümber keha niimoodi. Ja siis ütleb mees, et tal oli verevalumid sellest löömisest. Ja mees ütleb, et ma ei olnud selles ruumiski. Kas sa ei tea, mind ei olnud üldse seal. Et niimoodi ma hakkan, et alguses ma ütlen, et olid küll, kurat, ma mäletan. Ja hakkavad niimoodi järjest tulema ja üks näide on, kas see Bergman või kes see oli, teete ilmselt paremini, et sellest ajast, kui ei olnud veel neid digitaalset telefoni, kus oli see nööriga ainult, sa ei näinud helistajat. Et siis üks mees leppis kokku oma sõbraga, et mees hakkab või sõber hakkab öösiti helistama. Ja naine vastab, keegi ei räägi, toru pannakse ära. Ja siis ta ütleb hommikul, et kuule, keegi helistas 2 korda öösel. Mees ütleb, kallis, ma magasin siin samas. Keegi ei ole helistanud. Et niimoodi me saame. Ja siis ma hakkan ja väga paljud meist hakkavad kahtlema oma tajus, oma adekvaatsuses, oma mälus. Ja see on hästi sage, mis toimub nende inimestega, kes sellises atmosfääris või selle sees on. Ja see, et kuidas ma ise ennast tagasi enda jaoks leian, see võib olla küllaltki pikk protsess. Sest iga inimene, kes näiteks minu juurde jõuab, on erinevas paigas oma teel. Mõni tahab ainult müksu ja ta on juba küps ja valmis ja ta teab ja ta on aru saanud. Aga teine inimene lihtsalt ta tuleb ja ta
anub mind pisar silmi, palun võtke mu mees, tal on endal raske, tal on olnud raske lapsepõlv, ta on ise traumeeritud ja tal on halb ülemus ja riigis toimuvad väga halvad asjad. Et ühesõnaga, ta on oma mehe advokaat. Ja mis puudutab seda rasket lapsepõlve, siis ma arvan, et mõnedki meist teavad, mida tähendab raske lapsepõlv, traumeeritud lapsepõlv. Et jah, kui me oleme lapsed, me oleme ohvrid. Kui me oleme täisealised, siis me võtame vastutuse selle eest, kuidas meie siin ilmas elame. Mida ma ütlen, mida ma teen ja mida ma ütlemata jätan ja mida ma tegemata jätan. See on minu kui täiskasvanud inimese vastutus. Minul on elus olnud kogemusi, kus ma olen oma lähedastele haiget teinud. Ja siis ma lähen teraapiasse ja ütlen, et ma ei saa aru, mis must toimub, miks ma teen niisuguse asju. Miks ma muutun õelaks või miks mul tekib mingi viha või... Et see on täiskasvanud inimese roll. Ma ei saa oma rasket lapsepõlve kanda suure kilpina enda ees ja õigustada lõpuni ära. Sest et üks, mis on vägivallad, see tunnus, süüdi on alati teised. Süüdi on alati teised. Aga kui sa ütlesid, et need mõnigi, kes on käinud sinu juures, ütleb, et oleks ta ometi neid ohumärke teadnud. Aga mis on siis nagu kõige lihtsamal moel need ohumärgid või kuidas, või nagu mida endal kuklas hoida? Mul on mõned, ma võin öelda. Et mina olen töötanud välja sellise materjali koolidele, mis on kohtingu vägivalla ennetuseks. Ja seal on just ohumärkide noortel. Ma vaatan, siin on noori ka hulgas. Ja et noorte puhul siis võib nimetada kohtingu vägivallaks. See kohmakas sõna, aga et see tuleb inglise keeles dating violence, et see tuleb siis sellest, et need on need inimesed, kes käivad kohtamas või nad nagu käivad, aga nad ei ela veel koos, aga et sellest võib kunagi välja kujuneda koos elu ja et need vägivalla märgid võivad seal olla juba selles noores suhtes. Ja enne kui me seda materjali hakkasime välja töötama, siis me tegime sellise uuringu ka noorte hulgas ja tuli väga välja, et need olid 7. kuni 11. klassi õpilased, et sellist löömist ja tõukamist ja seda loetakse vägivallaks, aga just see, mis on nagu seotud sellise kontrollimisega või manipuleerimisega või ja selles mõttes ka, et ole ainult minuga, et ära mina oma sõpradega kokku saama, et sul ei ole vaja enam käia seal muusikakoolis või trennis, et meil on armastus ju, et nagu armastuse nimel justkui peaks ennast kaotama ja kõik oma senised tegevused sinna paika jätma, oma sõbrad sinna paika jätma, selline soov nagu isoleerida, sellepärast, et me ju armastame, eks. Ja siis siit... Ja siis tunned, et sa armastadki teda. Ja alguses ongi ju hästi tore, kui keegi kogu aeg helistab ja küsib, et kus sa oled ja kellega sa oled ja tule ruttu ja ma ei talu üldse, kui sa oled kuskil kellegi teisega koos ja et ma tahan, et sa oled ainult minuga. Et see on nagu mõnes mõttes selline meelitav ja tore ju tegelikult, kui see on päriselt elus näiteks esimest korda, et keegi niimoodi tunneb huvi ja toob komplimente ja niimoodi ju ollaksegi, kui ollakse armunud, aga et ühel hetkel see nagu hakkab ahistavana tunduma. Et kui ikkagi keegi saadab sulle 25 e-maili näiteks ja ütleb või SMS ja kus sa oled ja kellega sa oled, et siis see võib nagu tõesti hakata nagu ühel hetkel ei ole enam tore. Ja siis üks asi veel, mis nagu selles materjalis on ka ja mida välja tuli, et armukadedust nagu arvatakse, et see on okei. Ja see ongi tegelikult okei, sest see on lihtsalt üks tunne, nii nagu on igasugused muud tunded ka, nagu et me oleme rõõmsad ja kurvad ja kadedad ja pettunud ja siis ilmselt iga inimene või peaaegu iga inimene on tundnud ka armukadedust. Ja see on täitsa okei, aga sa pead eristama, mis sa selle ajal nüüd teed, et tunne pole tegu, et armukade võib olla ja see on okei, aga ma saan rahuneda ja mõelda, mis ma nüüd teen ja valida siis selline käitumisviis, mis ei ole kedagi kahjustav või näiteks ennast kahjustav. Ja ma olen mõelnud, et nii palju halbu eeskujusid on igalt poolt teatrist ja kirjandusest võtta, kus on armukadeduse ajal justkui õigustatud igasuguseid nurjatusi või igasuguseid kellelegi liiga tegemisi või iseenda äratapmisi näiteks. Et see kunagi ei ole ju lahenduskeskne ja kehtestav käitumisviis, eks ole, et see, et kui ma tunnen armukadedust, siis ma saan sellest teadlik olla, aga mitte kedagi, kellegi kallal vägivalda tarvitseda, et see ei õigusta nagu seda.
nii et noh, need on need ohumärgid tegelikult, et kui keegi nagu tahab, et ma oleksin kogu aeg minuga koos, ära mine sinna. Noh, meil on isegi selliseid juhtumeid tulnud, et ära mine klassi ekskursioonile või et ainult, et noh, keegi ütleb näiteks klassijuhataja käest küsib, et kas minu poissõber võib klassi ekskursioonile kaasa tulla. Ta ei taha mind üksinda jätta näiteks või et ära mine nüüd sinna trenni. Tüdrukud võivad samamoodi proovida kontrollivalt niimoodi omandada teist inimest, et need on need, mida ei peetud üldse lähisuhte vägivallaks või. Et see ei tundunud. Ja mis ma nagu ma töötan arstina ja minu juures seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest tulevad ka mõnikord naised, kes on lähisuhte vägivallas ja nad on rääkinud, et mu mees ei lubanud mul tööle minna näiteks. Ütles, et ära mine, et ole kodus ja et küll meil, et mina toon raha, et see on ka nagu üks selline võimalus kontrollida kedagi. Ja ma näen mõnikord noorte suhete pealt seda, et mu partner ei luba mul mingit rasestumisvastast vahendit kasutada ja see on nagu täitsa tore veel sellel hetkel, nagu see tundub selline hoolitsemine, aga ühel hetkel see ei ole enam tore, et kui riskid on juba nii suured või naisel on juba näiteks mitu last sünnitatud ja ta tunneb, et ta enam ise hästi ei jaksa enam üksinda lapsi kasvatada näiteks, aga ikka see partner ei luba mul. Ta ütleb mulle, et ära seda tee ja ära kolmandat tee ja see on sulle kahjulik ja eile ma ajalehest lugesin, et isegi öeldakse, et ära vaktsineeri ennast COVID-i vastu. Et noh, sellised asjad, et alguses võib see nagu nunnu ja isegi meelitav olla, keegi nagu hoolitseb minu eest. Kas ta siis tahab, et naine rasestuks või? Jaa, et uuringud näitavad tegelikult seda, et lähisuhte vägivallas naistel on rohkem nii rasedusi kui ka raseduse katkestamisi, nii sünnitusi kui ka raseduse katkestamisi. Isegi selline termin on olemas nagu kontratseptiivne sabotaaž. Et nagu tahab selles asjas ka kontrolli enda käes hoida. Et see on ka nagu ohumärk tegelikult, et kui ma naiste arstina näen kedagi, kes tegelikult nagu vajaks, ta kindlalt ütleb, et ta ei taha rasedust, aga ta ütleb, et mul mees näiteks ei luba kasutada või ei taha kasutada, et siis mul on ka nagu selline lambipirnikene läheb pea kohal põlema. Et noh, need on sellised lihtsad asjad, mida võib näha ka oma sõprade või kaaslaste peal teinekord, et näed, enam ei käi meiega, meie seltskond enam ei tule, sünnipäeval ei tule. Ja. Sellest ajast alates, kui on selles suhtes. Aga mida siis ikkagi teha? Mida tegelikult saab teha? Et kui sa oledki see inimene, kes ei ole küll ise selles olukorras, aga sa näed, et sul väga lähedasel või siis teised lähedasel inimesel, perekonnaliikmel, sõbral on need ohumärgid. Ja eks me kõik oleme kõrvalt näinud, et ma ei saa aru, miks see naine ei tule selle mehe juurest ära, et oleks mina, küll ma tuleks juba ära sealt, eks ju. Ma arvan, et tuleks leida võib-olla selline, esiteks tuleb anda talle infot. Et näiteks meie oleme ka, kui ma töötasin veel naiste tugikeskuses, siis me tegelikult kliinikumi arstina ka ei võib kinnitada, et nad ju tahavad tulla arsti kabinetti kaasa, sest neil peab olema kontroll selle üle, mida see naine räägib. Ja oma väga pikk, ma olen väga vana inimene, seetõttu on väga pikk kogemus. Võin öelda, et lähisuhte vägivaldsest lähisuhtest on sündinud väga palju vägistatud lapsi. Ja see on üks õige kurb asi. Okay. Et panemegi näiteks haiglates naiste WC-sse mingid materjalid või infomaterjalid, et leida need kohad ülesse, kuhu see mees kaasa ei tule. Et nad on, et mõnikord ütleb muidugi suhtle, aga ta ei jäta sind ainsaks hetkeks üksi. No vaata, siis on juba see, meil on olnud haiglas ka selliseid naisi, kes ütlevad ämmaemandale, et ma saan üks kord homme tulla, ma võtan lapse kaasa vastuvõtule ja ma tean, et mu mees on ära, ma tahan ära tulla ja see on üks kord, kus ma saan ilma meheta arsti juurde tulla ja siis me oleme politsei kohale kutsunud sinna selleks ajaks. Aga nii raske on see, et tegelikult et juba see aitab, kui need kaaslased hammustavad läbi selle või oskavad näha selles, et ta nüüd enam meiega ei käi ja minu sünnipäeval ei tulnud. Et nad nagu ei pahandaks selle oma kaaslasega, vaid oskaks sinna taha näha üldine teadlikkus, et mis võib juhtuda paari suhtes, et miks ta ei tule enam meie juurde. Sest et mida kõik üldse... Et mitte süüdistada, see on nagu see põhiline. Me kardame survet. Me kardame seda survet ja siis, kui et näiteks kardetakse vahest ka minu juurde tulla või ükskõik kelle juurde, kas või ohvriabitöötaja, kes tahes, et ma hakkan ütlema, et kui sa tead, et sul on
ka ropp keeleprukk. Et siit suhenahend, aga mis sa siis jätkad seda? Et me ei tee seda mitte iialgi. Miks sa ei ole tema juures nüüd ära tulnud juba? Sest et seda ta võtab rünnakuna, seda teemat tuleb erakordselt siit kindlasti selles mõttes käsitleda, et nad on ju harjunud skännima teiste inimeste ootusi. Mida mult ootab mu mees? Aga tema ema? Nii, nad tulevad arstile või terapeudi juurde, nad skännivad ka meie ootusi. Ja nad proovivad anda nii ütelda õigeid vastuseid või et et ühesõnaga peamine... Mitte jääda ise igas olukorras uuesti süüdi, kui nad on nii... Pigem ma siis tunnevad ennast nii süüdi, siis nad pigem üritavad näida kogu aeg sellena, keda oodatakse, et ta sel hetkel oleks. Ja, aga vaata, nii nagu oli see kooseluseaduse teemagi, mis on ühiskonnas üleval, kui palju on ohvri süüdistamist siia nii. Ma teen ühe uudise lahti, mitte väga kaugelt ei tule otsida, juba on see, mis ta ise läks sinna hotellituppa. Vabandust, mina olen käinud oma tuttava hotellitoas pärast lounge'i sulgemist veini joomas. Tema toas, meeste rahvas. Ei soovinud mina seksida, ei soovinud tema. Aga mulle ei saa seda süüks panna, kus ja kellega mina veini joon, on ju. Et selles mõttes, et nad on survestamise suhtes väga tundlikud, aga muidugi, mis on tegelikult ka sõbral või tuttaval või pereliikmel on alati okei väljendada ennast. Et kui sa tunned, et sa tahad, ma olen olemas, anda näiteks selline sõnum, et ma tean, see on väga raske. Sest et uskuge, kui lähisuhte vägivald oleks kerge teema, siis meil ei oleks vägivaldseid lähisuhteid. Sest kui sellest oleks kerge lahkuda, sellest on ülimalt raske lahkuda. Ja seal on peatükkide kaupa põhjuseid, miks ta tapab ennast ära, ta tapab minu ära, ta tapab lapsed ära, ta paneb mu vanematel maja põlema, ta jätab ennast hooletusse, ta rasestab. Põhipõhjus on see, et ikka armastame seda inimest veel. Ja see ongi see, et armastus ja hirm on nii kokku põimunud. Ja ma ikka loodan ja ma loodan, nagu sõltlasega ju. Äkki see on viga, äkki see on mööda, äkki see on mina valesti millestki aru. Et sellest tulebki aru saada, et selle vägivallaga samal ajal on pildil ka see armastustunne veel ikkagi. Ja mina olen küll öelnud niimoodi, et ma märkan sellist ja sellist asja ja ma olen mures. Et seda saab ka tavaline inimene oma sõbrale öelda, et ma märkasin ja hakkasin muretsema ja võib-olla ma eksin, aga ma lihtsalt kindlasti tahan sulle öelda, et mina olen mures ja ma näen ja usun, et isegi kui seal on need vägivallamustrid selles sinu suhtes, et ma usun, et sul on armastus selles suhtes, aga et kui sa tunned, et ikkagi seda armastust on juba järjest vähem ja sina hakkad ka mures olema enda pärast, et jumala pärast, et ma hea meelega olen olemas sinu jaoks. Ja siis, kui on näiteks noored, siis mina läheks ja räägiks sellest, mis ma tähele panin kellelegi täiskasvanule, kes on selle inimese usaldusväärne täiskasvanu. See ei pruugi alati olla lapsevanem, see võib olla keegi, aga võib olla lapsevanem, et näiteks lähen räägin oma tähelepanekutest ja oma murest. Et ma arvan, et see oleks nagu väga oluline või õpetajale. Koolis kindla peale on keegi ma pean ise ka usaldama muidugi seda inimest, sest et ma ei taha seda ka, et nüüd läheks laiali, et mina käisin laterdamas ja see, kellele ma laterdasin, see peab olema usaldusväärne inimene. Ja kellel oleks see kontakt selline, et oskab mingitel asjadel pilku peal hoida. Jaa, aga et ma ei jätaks seda, näiteks kui on, ma ei tea, 5-16-aastased noored, ma küll ei jäta ütlemata seda, et minu arust ei pea neid asju lahendama ise selles vanuses noored, et kindlasti peab olema keegi täiskas. Koolides on ka koolipsühholoogid, keegi usaldusväärne õpetaja, mõnel inimesel on sugulane selline, kes ma tean, et hoolib sellest minu sõbrannast näiteks. Et siis saab koos arutada, et mis nüüd edasi ette võtta. Ja just see mina sõnum, et minul on mure. Mina sõnum on ohutu üldiselt. See pane teda ei põgenema ega võitlema minukast, ma räägin endast. Ja nüüd teine asi, mis veel nagu lähisuhte vägivalla ohvreid või ma räägin, kas see on okei, kui ma räägin mõne sõna traumast? Ja ma arvan küll. Et kui vägivaldne lähisuhte, kui ma võin olla 20 aastane ja olla 6 aastat elanud juba vägivaldses lähisuhteseks. Et mis nüüd,
no mina töötangi trauma perspektiivist, ehk siis lihtsamalt öelda hingehaav, nii nagu kehal on haavad, siis kirurgi arst aitavad mind, aga hingehaavu me ju peidame enestegi ees, nii et see on tegelikult kogu see teraapiaprotsess on tegelikult ka mingil viisil suur avastusretk ja läbi varjuliste ja sagedasti tumedate ja valusate kohtade läbi peame käima. Aga mis siis nüüd traumakirjanduses eristatakse näiteks ainete kuritarvitamist meeste ja naiste puhul. Ja kuna meil on siiski ütleme selline, mis asi meil on, mees dominantne ühiskond või kuidas see just sõna pole? Patriarhaalseid hoiakuid on ikkagi väga palju. Et siis on niimoodi, et mees, kellel on kas või mitu armukest ja võib-olla neid, kes mõistavad teda hukka, aga terve hulk inimesi, kes ütlevad, ta on naiste mees. Ta on Don Juan. Ja kui naisel... Need võivad olla nii mehed kui naised, kes nii ütlevad. Ja naised ikka, muidugi, küll me seda juba teame. Et mõlemast soost öeldakse. Või näiteks, kui naine või kui naisel on mingisugune suhe, vahest mõni naine kirjeldab mulle oma suhet nii, et ma olen absoluutselt veendunud, et nad juba peaaegu elavad koos või vähemalt nad on intiimsetes suhetes. Ja tegelikult ta kirjeldab imeilusana ühte suhet, kus ta ei ole seda inimest füüsiliselt näinudki, aga ta kirjutab talle lugupidavalt, hoolivalt, tunneb huvi. Okei, seal on omad, aga ohud teinekord, aga mitte alati. Et mida siis hakkavad tegema? Suhe mõnuainetestega on naistel teistsugune kui meestel. Või üldse kõigega, mis käib meie suust sisse, läbi suu. Alkoholi liigtarvitamist, mida naised teevad, naised ei lähe kõrtsini sama laaberdama naljalt. Tavaliselt traumeeritud naine joob üksinda ja salaja. Ja ta väga häbeneb seda, sellepärast, et kui mees on ju napsu ja naljamees, siis see naine on joodik. Stigma. Seda meditsiinis ka tihtipeale ei tunta ära, et hästi võidakse ka meditsiinis süsteemis pahaks panna nendel. Aga tihti pannakse või erinevates ametkondades spetsialistide hulgas näiteks. Et ühesõnaga see kas siis alkoholi või millegi muu liigtarvitamine ei ole nagu põhjus, vaid see on nagu põhimõtteliselt tagajärg. Traumakirjanduses öeldakse selle kohta self-medicate. Ja need on need asjad, mida me väga-väga häbeneme enda juures. Ja ma ütlen teile ausalt, narkomaania, alkoholid tulevad enne veel välja, kui minu klient julgeb mulle avaldada, et tal on toitumise häire. Ja see on ka tegelikult palju kauem varjatav. Aga me sõbrustame veinipudeliga. Meie naised loovad emotsionaalse suhte üldiselt sagedamini, kui seda teeb mees. Mees võtab viina. Naine sõbrustab veinipudeliga. Naine lohutab ennast toiduga, kes me ei ole sellest kuulnud. Et selle tõttu on ka ravi pisut erinev. Aga sagedasti mina üldiselt sõltuvushäireid pean ikkagi rasked haigused, aga pean siiski millegi tagajärjeks. Sest kui sa hakkad vaatama sinna lähemale peale, miks on inimene ennast tohterdama hakanud ühel, teisel või kolmandal viisil või ma leian sealt traumadelt, lihtsalt leian, need on olemas. Aga ühe küsimuse küsin veel, kuna see on ikka hästi sage küsimus, mis erinevates vestlustes alati välja tuleb. Ja kuna töötaja spetsialistide saate seda kindlasti hästi selgelt ka sõnastada, et mis vahe, et kuidas mitte segi ajada ja mis vahe on ikkagi lähisuhte vägivallal ja nii-öelda peretüli. Kait oskab seda nii toredasti seletada. Et igasugune peretüli ju ei ole lähisuhte vägivald ja ei ole vägivaldne suhe. Ma ei oska seda tõesti öelda, et vaata, eristatakse tegelikult, üks on situatsiooniline vägivald ja sellel võivad olla siis psühholoogilised põhjused, võivad olla impulsikontrolliga seotud põhjused,
Ma olen olnud mitmetes olukordades kogunisti vahetult saabunud sinna koos politseiga mind kutsutud, kus mees istub niimoodi köögilaua taga ja ütleb, et laske mind maha. Mis koletis ma olen, ma ei ole iial arvanud, et ma oma naisele võin russikaga lüüa. Ja sellised tulevad tihti ikka teraapiasse siiski. Et see on see, et mul lööb afektiseisund vanas mõistes. Mul lööb silme eest mustaks. Ja ma võin siin olla jube ekspert ja spetsialist teie ees praegu, on ju. Ja võtta sõna ajakirjanduses ja näete teater kutsub. Ma olin niivõrd vihane, et ma lõin oma enda jalaga oma meest perse. Ja pärast istusin rõdul, samamoodi võtsin kahe käega pead kinni ja mõtlesin, et sellelt alalt ma pean ära tulema, ma olen ise vägivaldne. Et see on see mingi hetk, kus viimane tilk lööb kõik üle. Et need inimesed üldiselt mõtlevad selle. Vabandust. Et järgi selle üle, mis toimus ja mis on nende roll selles. Ja teine on siis süstemaatiline vägivald ja paarisuhte terror. Need on siis nagu sünonüümid, kus siis vägivald kestab, seal on sagedasti väga palju erinevaid võtteid mängus, sest et vägivallatsejal on strateegiad ja taktikad. Ei olnud kaua aega tagasi, kui ma vaidlesin tegelikult nii menetlejaga kui lastekaitsjaga ühes asjas, kus oli võrretu ja väga lugupeetud mees, kes oli hästi päevitunud, tal oli kallis kell ja valge naeratus. Ja ta ütles, et ta lihtsalt tõsiselt, kuna ta vägistas, ma naist ei saanud oma vabast, vigastas, haige seostub kogu aeg seksuaalvägivald. Võib-olla vägistas. Et ta ei saanud eitada seda, aga ta ütleski, et lihtsalt ta ajas mu hulluks või et mul oli laste pärast mure. Kõik. Aga kuidas see peksmine toimus, oli niimoodi, et ta tuli koju, ta lukustas ukse, ta kontrollis, kas aiapoolne uks on lukus, ta lukustas aknad, ta pani muusika väga valjult mängima ja ta lihtsalt läks oma naisele kallale. Vaadake, mina seda ära ei osta, et see mees kaotas sellel hetkel kontrolli. Mina loen seda planeeritud tegevuseks. See on pealt näha siuke rahulik, see tiksub iga päev mingisuguste kontrollivate märkustega, näiteks ei pruugigi olla füüsiline vägivald alati. Ei pruugi. Ja siis, milles siis on ka natukene nüüd etenduses on õnneks seda väga Eesti ühiskonnas väga valusat teemat on selles etenduses ka puudutatud, ehk siis spetsialistid. On lähisuhte vägivalda tundvaid spetsialiste ja on neid mitte tundvaid spetsialiste, seda mitte tundvad. Ja seetõttu on sotsiaalsüsteemis, meditsiinisüsteemis, õigussüsteemist, politseist kui kohtuni välja, on väga suur taasohvristamise oht. Mis tasahaaval väheneb, tõsi küll. Jaa, sest et uskuge, kui ma tulin sellele põllule, sellist mõistet nagu perevägivaldki ei olnud olemas. Politseinikud ütlesid siiralt, me ei lähe, see peretülis on nende asi. Ma palvetasin 20 aastat tagasi, et oleks üks poliitik, kes selle teema vastu huvi tunneks. Ja vaadake, kuhu me oleme jõudnud. Lihtsalt kuradi kärsituks teeb, kui sa nagu tead, kuhu võiks jõuda ja miks see venib. Et siis sa tead, et see kilgakene ikkagi kivi, siis see selle augu teeb. Aga kust see süstemaatiline tuleb jälle meie seal koolis siis õpetame, et need on need hoiakud, et need on tihtipeale ka seotud nende soostereotüüpidega ala sellised, et mehed sobivad paremini ettevõtte juhiks. Et näiteks 3% neid samu poisse arvas, et just see nii ongi, aga ainult 7% tüdrukutest. Et kui nüüd hakkab selline arutelu seal klassiruumis olema nende vahel, siis et kõik ei arvagi nii, et see sõltub hoopis isiku omadustest ja sellest, et kas sul on need juhi omadused ja oled sa seda õppinud tänapäeval. Või näiteks, et poisid ei peaks oma muret ja kurbust välja näitama. Sellised arusaamad, mis on kuskilt aastatuhandete tagant tulnud, aga mis see tähendab tegelikult, et ma ei näita oma nõrkust välja, ma ei julge näidata, kui ma olen kurb, ma lähen hästi hilja arsti juurde, kui juba haigused on edasi arenenud ja samamoodi ka siis sellised, et tüdrukud peaksid alati ütlema ei, kuigi nad võib-olla tahaks mõnikord öelda ka jaa.
et selline kättesaamatu mängimine, et noh, need on hästi kahjustavad sellised arusaamad tegelikult, mis tulevad kuskilt kaugelt ja mis tekitavad hästi palju sellist suhtlemist, tõkestust inimeste vahel, et palju lihtsam oleks ausalt öelda seda, mis ma soovin ja ei soovi suhtes teha ja olla täpselt oma tundeid mitte kahjustaval moel välja näidata, et see oleks nagu tervislikum kõikidele ja tuleb välja, et tegelikult nii mehed kui naised hoiavad nendest stereotüüpidest kinni. Et see ei ole niimoodi, et mehed naiste vastu kuidagi või naised meeste vastu. Et lihtsalt, et mis siis, kuidas seda süstemaatilist vägivalda siis saab ennetada, ongi, et nagu tõesti arutada nende vanade hoiakute üle, teadvustada neid ja vaidlustada lihtsalt. Et nii ei ole ju tervislik ja hea tegelikult, eks ju. Et niimoodi saab ja päriselt, et kui ma töötan niisuguste meestega, keda näiteks on lapse eas seksuaalselt väärkoheldud, siis seal on see, et tüdrukud ei tea. Publikumärgid on esimesed. Me peame seda. 10 minutit on aega. Ütleme lausa nüüd lõpma. Kahju oleks ära tormata. Et siis see vahe küll on, et tüdrukud ei pöördu, kuna nad on kindlad, et neid ei usuta või nad kardavad, et neid ei usuta. Poisid ei räägi. Sest et sa pead ju ära kannatama. Ja mis sa ise tegid? Ja poisid ei räägi just nimelt selle tõttu ja poisse ja tüdrukuid see vahe ei ole nii suur. Et poisid ei räägi see tõttu, et nad kardavad, et neil hakatakse omistama feminiinseid omadusi. Nad on nõrgad ja peded. Eks? Et ma olen mitmeid väga põnevaid kvalitatiivuuringuid lugenud selle kohta, kuidas moodi need samad poisid on kasvatanud ennestest erilised machod. Noh, USAs on ju see Navy, on ju see koht, kus ma olen nagu kõige kõvem. Ja mu enda kabinetis ei ole mitte vähe, kindlasti 2 käe sõrmedel, 2 korda 2 käe sõrmedel. Olen aastate jooksul näinud ka selliseid mehi, kellel ongi relvad vööl, kui nad tulevad mulle vastuvõtule. Nutmas 4-aastase poisi pisaraid või 3-aastase poisi, sest et tema kasvas teadmisega ära tönni, nagu ega see mingi plika ei ole. Et ma arvan, et see samane võõrdõiguslikkus, kui me seda nimetame, see seisab absoluutselt mõlema soo eest. Sest need on ilusad hetked, aga need on valusad, sest et ta on teinud liiga nii endale kui teistele enda ümber. Sellepärast, et mingi metsikult raske kogemus kuskil siin sügaval tema sees on. Ja ta on seda kandnud väga-väga raske saladusena. Tüdruk või poiss, naine või mees. Jah, etendus algus surub peale, et me peame praegu otsad kokku tõmbama, et Kavalehes on ka tegelikult meil, selle lavastusel on päris mahukas kavaleht, seal on ka Kaido artikkel ja ka neid lähisuht vägivalla erinevaid vorme, ohumärke, kuhu pöörduda, kõik on ka seal pikalt lahti seletatud. Ja kui ka mitte Kavalehes, siis ka selle lavastuse kodulehel on kirjas neid. Et saab veel sealt vaadata, kui kedagi hakkas huvitama. Justkui. Või kui tekib vajadus. Jah. Aga väga suur tänu, et tulite vestlema. Aitäh!